Oksiidide nimetamisel on põhimõtteliselt 3 erinevat algoritmi, mida saab kasutada. Kõigepealt, kui tegemist on esimese, teise või 3. elemendiga, siis kirjutatakse elemendi nimi pluss siis nimetus oksiid. See on sellepärast, et esimese, teise ja 3. A-rühma metallidel on püsiv oksidatsiooniaste, ehk siis see ei muutu. Nii et ei ole vaja määrata, mis selle oksidatsiooniaste on, seda on alati sama. Siis mittemetallidel kirjutatakse eesliide, mis näitab siis mitu seda mittemetalli aatomit on selle molekuli koostises ja see eesliide on ladinakeelne. Need eesliid on toodud siin ja siis kirjutatakse elemendi nimi ja siis kirjutatakse mitu hapnikku on ka selle eesliitega. Ja siis kui on B-rühma metall või muu metall, siis kirjutatakse elemendi nimi, määratakse selle elemendi oksidatsiooniaste ja siis kirjutatakse nimetus oksiid. Nii et harjutamiseks siin siis paar tükki. Kõigepealt siis see liitiumi oma. Liitiumit me peaksime vaatama siis kõigepealt perioodilisuustabelist. Liitium on esimese A-rühma metall, mis tähendab, et tema oksidatsiooniastet ei pea kirjutama, me kasutame seda esimest süsteemi nii-öelda. Ehk siis me kirjutame liitium ja oksiid. Siis tuleb meil mingi rauaühend. Ei, see on fluorium, mitte raud, jah. Ei, aga see ei saa olla, siin on kirjaviga. See tegelikult peaks olema raud. Teeskleme, et see on raud. Nii, kirjaviga likvideeritud. Nii, raud. Raud on B-rühma element. B-rühmas tal ei ole püsivat oksidatsiooniastet, nii me peame oksidatsiooniastme määrama. Kuidas me seda teha saame, on see, et me teame, et hapnikul on oksidatsiooniaste -2. See on alati niimoodi ja siin on 3 hapniku aatomit, see tähendab, et kokku on ju -6. Nüüd raudasid on 2. Kui me 2, ta peab olema samuti on ju kokku 6, aga ta peab tulema +6. Nii et ühe raua aatomi oksidatsiooniaste siin peab olema 6 jagatud 2 on 3. Ehk siis tema oksidatsiooniaste on 3. Ehk siis me saame kirjutada raud, siis oksidatsiooniaste 3, 1, 2, 3 ja siis oksiid. Nüüd meil on magneesium. Magneesium on teises A-rühmas, nii et me ei pea kirjutama tema oksidatsiooniastet, me saame lihtsalt kirjutada magneesiumoksiid. Nii, nüüd siin on lämmastik. Lämmastikuga on nüüd see lugu, et siin on tegemist mittemetalliga ja mittemetallidel meil oli see süsteem, kus me kirjutame eesliite pluss elemendi nime pluss siis eesliite pluss oksiid. Nii et vaatame. Meil on siin 2 naatriumit, mis tähendab, me kirjutame di. Di on siis see ladina nendest numbrites 2. Nüüd me kirjutame lämmastik. Lämmastik. Ja siis me kirjutame nüüd jälle eesliite. Oksiid või neid hapnikke on 5. 5 on penta. Penta. Ehk siis penta ja siis oksiid. Võt. Nüüd edasi järgmise juurde. Meil on mingisugune vaseoksiid. Vask on teises A-rühma või tähendab B-rühmas, mis tähendab, et me peame vaseoksidatsiooniaste määrama. Me teame, et hapnik on ju -2. -2. Siin on 1 hapnik, nii et kõikide hapnikutele on ka -2. Ja siin on 2 vaske. Ehk siis meil on vaja, et ühe vase, et need 2 vase oksidatsiooniaste oleks kokku sama, mis hapnikute oma, aga vastupidine, ehk siis +2 on ju. Ehk siis me jagame 2 +2 2-ga ja saame, et ühe vase aatomi oksidatsiooniaste on siin +1. Nii me saame kirjutada vask, siis tema oksidatsiooniaste, mis siin on 1 ja siis oksiid. Siis tuleb mingisugune fosforiga oksiid. Siin on jälle fosfor on mittemetall, nii et me kasutame seda mittemetallide nimetamise asja, ehk siis me peame panema neid eesliiteid.
nii, meil on 4 fosforit, 4 on tetra, ehk siis me kirjutame tetra, siis fosfor. Nüüd on meil 10 hapnikku. 10 oli deka, nii et deka ja nüüd kirjutame oksiid. Ehk siis tetrafosfor dekaoksiid. Nüüd tuleb siin mingi alumiiniumi asi. Alumiinium on 3. A-rühmas, mis tähendab 3. A-rühma metall, et tal on püsiv oksudatsiooniaste, nii et me peame lihtsalt kirjutama alumiiniumoksiid. Nii. Ja nüüd lähme siit edasi, et kuidas sellest nimest kirjutada valem. Kõigepealt meil on mangaan 2 oksiid. Mangaan on 2. A-rühma element, mis tähendab, et see on see põhjus, miks tal see 2 on siin kirjas. Ehk siis meil on mangaan ja me teame, et tema oksudatsiooniaste on +2. Nüüd oksiid, see on hapnik. Hapniku oksudatsiooniaste on samuti 2, aga ta on -2. Ta on vastupidine, nii et +2 -2 võrdub 0, nii et see ühend jääbki sellisele kujule, mangaanoksiid. Mangaan 2 oksiid. Siis on kaltsiumoksiid. Kaltsium on 2. A-rühmas, see tähendab, et tema oksudatsiooniaste on +2 ja hapniku oma on -2, nii et +2 -2 on 0, see sobib. Nüüd meil on diilämmastikoksiid. Di, see tähendab 2 on ju, ja siis meil on lämmastik. Ehk siis meil on lämmastik, neid on 2 tükki ja siis oksiid. Kuna siin oksiidi ees ei ole ühtegi mingisugust eesliidet, siis me sellele O-le ka ei pea mingit numbrit juurde kirjutama. Nüüd meil on hõbe 1 oksiid. Hõbe on B-rühma metall, seetõttu tal on ka muutuv oksudatsiooniaste. Ehk siis meil on hõbe, tema oksudatsiooniaste on +1. Ja siis meil on hapnik, tema oksudatsiooniaste on -2. Nüüd meil on vaja need nulli saada, on ju. Nii et meil on vaja võtta 2 hõbedat, sest siis +1 korda 2 on 2 ja siis see on võrdne ka vastupidine siis hapniku oksudatsiooniastmega. Võtame 2 hõbedat ja niimoodi see ongi. Ja siis meil on baariumoksiid. Baarium on 2. A-rühmas, nii me saame kirjutada baarium ja oksiid. Baariumi oksudatsiooniaste, kuna ta on 2. A-rühmas, on 2 ja hapnikul on -2, kokku tuleb 0, nii et see sobib ka. Nii et see on ülevaade sellest, kuidas saab oksiide nimetada.